Nii, lugupeetavad komisjoni liikmed, ma avaksin meie istungi, mis on siis pühendatud Riigikontrolli kontrolli aruannele terviseandmete õigsuse, täpsuse ja asjakohasuse tagamine. Ja me oleme palunud siia siis valitsuse seisukohti tutvustama selle auditi kohta sotsiaalministri proua Karmen Jolleri, aga Tervisekassa uue juhatuse esimehe proua Siiri Lahe, palju õnne meie poolt ka ametisse astumise puhul, Kassa juhatuse liikme Pille Banhardi ja Terviseameti peadirektori Birgit Lao ning Terviseheaolu Infosüsteemide Keskuse äriteenuste osakonna juhi Tanel Tera ja perearstide seltsi juhatuse esinaise proua Ellemal Sadraku. Ja Riigikontrolli poolt on auditi tutvustamas peakontrolli proua Ines Metsalu-Nurminen ja auditijuht Rauno Vinni ning vanemaudiitor Ingrid Hinrichson ja audiitor Eva-Maria Asari. Nii et palun siis sõna 12-minutiliseks tutvustuseks Riigikontrollile ja siis läheks ministri ja ametkondade esindajatele. Panen kohe selle jagamise käima. Nii, kohe tuleb ette. Räägime siis terviseandmete õigsusest, täpsusest ja nende ajakohasuse tagamisest ja tegevusena me räägime siis tervishoiuteenuste dokumenteerimisest, et üks on tegu ja teine on siis selle tulemus. Et mõned faktid, et teemast paremini aru saada, et aastal 2024 oli Eestis 15 miljonit vastuvõttu, mis on päris suur arv, ühe inimese kohta suurusjärk 11. Ja kogu selle informatsiooni, mis siis visiitide käigus, vastuvõttude käigus tervishoiutöötajad tuvastavad, peaks korrektselt dokumenteerima tervishoiuteenuste infosüsteemis kaebused, diagnoosid, uuringud, raviplaanid, ravimid, komplikatsioonid ja nii edasi. Sellel hetkel, kui meie oma auditit tegime, siis oli kohustus tervise infosüsteemi esitada 28 eri liiki dokumente, ja sellel aastal oli neid mahu mõttes suurusjärgus 14 miljonit. Ja miks see teema on tähtis ja järjest tähtsam on see, et seda infot ei ole ju vaja ainult raviarstile, vaid seda teavet on vaja ka patsiendile, tema peab aru saama, et mis seisundis ta on, mida ta peab tegema, et enda raviplaanist kinni pidada ja nii edasi, siis kvaliteetne dokumenteerimine ajas muutub järjest olulisemaks, sest otsuseid tehakse järjest rohkem andmetel põhinevalt ja andmeid tuleb alati või järjest juurde. Ja see keskmine bullet siin slaidil juba mõneti kajastab ka seda meie ühte olulist suurt tähelepanekut, et kuigi sellised otsesed ravivead dokumenteerimise puudustest tulenevalt on harvad, siis see kõige reaalsem mõju seisneb selles, et ravi järjepidevus saab kahjustada või ka siis inimeste vaates võib olla nende ligipääs sotsiaaltoetustele, teenustele raskemini kättesaadav. Ja see muidugi tähendab ka eri tüüpi koormust nii ajas kui rahas erinevatele osapooltele. Nii, me siis vaatasime teemale otsa. See oli esimene selline helikopteri vaade sellele teemale, et paar auditit on varem tehtud sellises spetsiifilises valdkonnas, näiteks ämma-emanda teenuse alal oli kliiniline audit siin mõned aastad tagasi, kus ka just dokumenteerimist vaadati, aga muidu sellist suurt ülevaadet pole tehtud. Me vaatasime siis kõikide nende tavaliste asutuste, kes sellel teemal seotud on tegevust, ministeerium, Terviseamet, Tervisekassa ja siis TEHIK. Ja meie kogusime andmeid viimase 5 aasta kohta 2020–2025. Ja siis metoodika poole ma jätan kõik vahele, kui vaja, siis räägin seda hiljem juurde, lähen kohe siis leidude juurde. Et sellel slaidil on 2 tüüpi vaadet, see dokumenteerimise vaade ja siis natuke selline laiem vaade, mis mõjutab dokumenteerimist selle taset. Et kui me dokumenteerimist vaatame, siis tuvastasime, et vaatasime, et kolmandik tervishoiuteenuse osutajaid ei esita tervise infosüsteemi andmeid. Kõige tüüpilisem on hambaarst, hambaraviasutus, aga ka esteetilise meditsiini seal asutused ja muud taolised. Et levinud on selline eksiarvamus, et tasulisi teenuseid justkui ei peaks infosüsteemi edastama, mis muidugi tõsi ei ole. Siis üks oluline probleem on see, et teave hilineb, et ravikokkuvõtted, epikriisid jäävad saatmata või nad siis hilinevad. Inimene, kes vajab seda teavet, ei saa seda õigel ajal kätte.
see muidugi mõjutab ravi kvaliteeti. Ja siis eri tüüpi sellist sisuga seotud märksõnu, need kõik on esindatud alates sellest, et ei saa aru, mida dokumenti on kirjutatud, kuni sellele, et info, mis võib õige olla, on lihtsalt vales infokastis ja seda ei pruugi kätte saada, üles leida. Ja laiemalt siis töökorralduse mõttes, et üks selline teema, mis mõjutab kogu seda dokumenteerimist, on see, et meil vastuvõtu aeg on selge raamiga ja arst peab siis laveerima nii patsiendiga tegelemise kui ka siis selle dokumenteerimise vahel. Ja sellest ka ikkagi räägiti meile intervjuude, vestluste, küsitluste kaudu, et osa tervishoiutöötajate harjumused ikkagi on jätkuvalt sellised, et seda dokumenteerimist nõuete kohaselt ei peeta veel piisavalt oluliseks. Aga mida see siis praktikas tähendab inimeste jaoks, on see, et kui näiteks Sotsiaalkindlustusamet või Töötukassa hindavad siin töövõimet või puude raskusastmet, siis nad ju kasutavad tervise infosüsteemis olevat teavet ja kui seal teabes on kas lünki või see on vananenud, siis see halvendab inimeste võimalusi neid sotsiaalteenuseid kätte saada, mida tal võib-olla just sellel kindlal ajahetkel on kõige rohkem vaja. Et alati on muidugi võimalik puudulikke andmeid või seda viimast seisu siis minna perearsti juurde ja lasta ennast uuesti üle vaadata, aga kogu süsteemi vaadates see tekitab ju lisakoormust nii kõikidele osapooltele, inimesele, arstile, asutusele. Võib-olla see otsus ei muutugi, aga mõnes mõttes on see täiesti normaalne, et seda tehakse, aga teisest küljest, kui algusest peale oleks juba kõik dokumenteeritud korrektselt, siis oleks seda lisatööd lihtsalt vähem. Nii. Siis kust see tuleb? Üks allikas on regulatsioonide killustatus, et neid dokumente, kus eri dokumenteerimist puudutavaid teemasid on sees rohkem kui 20 erinevast dokumendist, mida meie vaatasime. Ja et selle info kokku panemine on ka tervishoiutöötajatele keeruline, et see tuli ka meie põlludest välja, et ikkagi öeldakse, et me tahaks tervishoiutöötajatena saada sellist selgemat vaadet, selgemat kokkulepet, et mida dokumenteerida, kuidas dokumenteerida. Ja üks teine allikas, kust see tuleb, on see, et kogu see infosüsteemide maailm, et kui tervise infosüsteem loodi aastal 2008, siis toona oli see lähenemine ka loogika mõttes teistsugune, et lihtne näide, et kui praegu esitatakse informatsiooni, siis ta esitatakse justkui tervikdokumendina, et kui sa tahad seal hiljem midagi muuta, siis sa pead tegelikult esitama kogu dokumendi taas kord, mitte lihtsalt võib-olla ühte info välja seal muuta. Ja see kindlasti ka seda masintöötlemist, andmete kasutamist piirab. Ja puudub ka kokkuleppe rahvusvaheliste terminoloogia standardite või siis haiguste klassifikaatorite kasutuselevõtu kohta, just nende kõige viimasemate versioonide kohta, mis olemas on, et millist siis kasutatakse, milline on selline kõige enim toetatav lahendus ja kas või millal minnakse nendele uutele lahendustele üle, sest mingi standard on ju praegu ka kasutusele. Siis kui me ise üritasime nüüd seda helikopteri vaadet kokku panna, siis tegelikult see kõige lihtsam ei olnudki. Üks selline takistus on see, et mida vanemas andmevahetusvormingus dokument on, seda vähem talle kehtib ka neid automaatkontrolle, mis on tegelikult üsna tavalised. Seal võib olla, et mõnes vanemas vormingus olevast dokumendi puhul on neid suurusjärgus 28, uuematel 146, see vahe on juba päris märgatav. Et kui need vanemad vormingud kasutusel on ja see protsent on päris kõrge, 79 nägime meie, et siis see info on vähem struktureeritud, tekib suurem tõlgendusvigade tegemise risk, eriti just kui see inimene liigub eri arstide asutuste vahel. Ja muidugi see sama pool, et kuidas sa siis neid andmeid saad kasutada otsuste tegemisel nii ravis kui tervishoius laiemalt, kui see teave ei ole nii kvaliteetne, kui ta võiks olla. Ja seetõttu siis ka päris tervikpilti võib-olla ei olnudki võimalik kokku panna, et me räägime siin mingitest tähelepanekutest. Nii, ja infosüsteeme mainisin, et see on üks suur teema. Sellel on suured võimalused peidus, et muuta kogu süsteemi paremaks. Täna TTO, tervishoiuteenuste osutajad kasutavad 30 eri infosüsteemi, see sama piirabki seda struktureerimist,
ka inimeste jaoks või tervishoiutöötajate jaoks, kus on palju erisüsteemi kasutusel, on see sisestamine aega nõudvam, vananenud sellistes tarkvarades, praktika on ebaühtlasem ja jällegi kogu see andmevahetuse teema on piiratud, takistatud ja seal on ka need ülalpidamise ja küberriskide teemad nagu õhus. Ja paljud nendest vananenud süsteemidest üldse ei võimaldagi dokumente vahetada uuemates versioonides. Seetõttu võibki olla, et dokumendist on näiteks juba 11. versioon, aga seal mingites andmebaasides veel või tarkvarades on seal 3.-4. kasutusel, et see vahe võib olla päris suur. Nii, üks asi on see, et me rääkisime natuke sellest tehnilisest kontrollist, et need on dokumentidel peal, mõnel rohkem, mõnel vähem, aga oluline on ka ju, kuidas sisulist kontrolli saab teha siis dokumenteerimise kvaliteedi üle ja siin on nagu näha, et seda tehakse vähe, seal on nagu praktilised põhjused taga, see on päris kallis, aga sisuline küsimus on see, et praegu on korraldus raviarvete eest tasutakse enne, kui need tervishoiuteenuse osutamist tõendavad dokumendid infosüsteemis vastuvõetamist teisiti öeldes tähendab seda, et arve ja siis ravidokumendi epikriisi vahel puudub selline automaatne seos. Et raha tasutakse enne, kui tegelikult ollakse veendunud selles, et teenus on nõuete kohaselt osutatud ja dokumenteeritud. Nii et me arvame, et Eesti institutsioonid võiksid rohkem sellele sisulise kvaliteedile tähelepanu pöörata ja eks kõik need infosüsteemi arendused ja siis dokumenteerimise nõuete ülevaatused panustavad selle soovituse elluviimise. Nii et kokkuvõttes soovitused dokumenteerimise nõuded üle vaadata, muuta nad selgemaks, arusaadavamaks, infosüsteemide teema ära lahendada, siin on nagu mõeldud modulaarsele infosüsteemile üleminekust ja seda juba analüüsid ka kinnitavad selle mõtte olemasolu ja sinna suunda liikumist. Siis palju meile räägiti sellest, et me täpselt ei saa aru tervishoiutöötajate, tervishoiuteenuse osutajate poolt, et mis on siis e-tervise valdkonnas need prioriteedid, kuidas need arendused ette võetakse, millal ja edasi, et seal määrata selgemad vastutusvaldkonnad ja siis tegeleda siis tervisedokumentide ja raviandmete sidumisega, et olla veendunud selles, et me maksame õige asja eest. Järelevalve tugevdamine ka dokumenteerimise üle, et siin on üks võimalus see, et kui paljud ei esita üldse dokumente TIS-i, et siis tegevuslubade kontrolli all ka vaadata seda, kas nad ikka reaalselt on seda teinud või mitte. Ja siis Tervisekassale, et suurendada neid sisulisi kvaliteedi kontrolle veidi rohkem. Ja lõppkokkuvõttes ma lihtsalt ühe märkuse ütlen, et mul on siin teadmiseks kast ka pandu, et Arenguseire Keskuse aruandes oli kenasti üks mõte kirjas, kus nad välja arvutasid, et kui palju võiks ühe visiidi kohta tehisintellekt aidata aega kokku hoida. Ärkad, see on tegelikult päris väike selline võit, aga mõte on selles, et see on selline teema, kus sa korrutad selle pisikese võidu nagu väga suure visiitide arvuga ja nagu süsteemi vaatest võib olla see võit päris suur kokkuvõttes, nii et sellises teemas on see, et ka pisikesed töövõidud võivad olla päris kasulikud, sest nad skaleeruvad. Aitäh! Aitäh ja ma annaksingi nüüd, kas Riigikontrollist keegi soovib veel täiendada, ei soovi. Ma annaksingi nüüd sõna siis proua Jollerile, doktor Joller. Tere! Minu poolt ka ja mul on hästi hea meel, et Riigikontroll selle teema ette võttis. Ma vaatasin, et mina olen oma esimese artikli sel teemal kirjutanud, ma ei mäleta, kas oli 2006 või 2007, kus ma kirjutasin sellest, et kolleegid arstid, saatekiri ei ole niisama paber ega pilet, vaid see on tegelikult sisuline dokument. Ja tegemist on aastakümnete pikkuse probleemiga, kus näiteks kui on meil olemas perearste, kes saadavad eriarstile inimese saatekirja, mille peal on üks sõna konsulteerimiseks. Et see on nagu täiesti sisutu dokument ja tegelikult ma pean ütlema, et see kestab tänaseni. Ja minu kriitika ongi olnud alati see, et riigi poolt see kontroll on puudunud. Ja arstina ma olen nende teemadega väga palju kokku puutunud, väga palju võidelnud sellega ja ma ikkagi tahaksin alustada ka sellest, et vastutus on ka arstidel ja õdedel, kes seda tööd teevad. Ei ole niimoodi, et ainult riik peab kontrollima, riik peab tegema. Arst peab tegema oma tööd kvaliteetselt. Küsimus on selles, kuivõrd lihtne tal on seda kvaliteetselt teha või kuivõrd raske. Me teame seda, et umbes 3% arste teevad ülikvaliteetset tööd, nemad saavad tänaste reeglite juures, neil on raske ja loomulikult kõik teeme selleks, et seda kergendada, aga mitte mingil moel me ei saa vähendada meedikute vastutust selles osas, kuivõrd hea on see dokumenteerimise kvaliteet. Ja kui siin tõite näite, et dokumenteerimisest tingitud ravivigu on vähe, siis see on täiesti vale jutt.
Neid on väga palju, neid lihtsalt ei hinnata ega uurita. Arstina ütlen, et ma olen näinud inimesi, kes on saanud ka surma, sellepärast, et on antud kehv saatekiri. Ehk et see on väga tõsine teema ja sellega tuleb tegeleda, sellega ei ole tegeldud aastakümneid. Tervishoiu kvaliteet ei ole huvitanud mitte kedagi peale mõnede arstide, kes on seda teemat alustanud. Perearstide, kellel on üle 10 aasta olnud kvaliteedisüsteem, süsteemne koos Tervisekassaga ja see ei saanud algust mitte Tervisekassa, toona ei Haigekassa ja ministeeriumi poolt, vaid alguse tegid perearstid, kes muide istuvad siin laua taga praegu. Ellemal, kes sai eile ka aastaarsti tiitli, on olnud see, kes just nimelt kvaliteedisüsteemi on aastaid täiendanud, arendanud, üles ehitanud ja teeb seda jätkuvalt ka praegu perearstide seltsis. Mina olen see minister, kes pani allkirja kvaliteedikeskuse rajamisele ja andsin ka sellele rahastuse ja nii palju kui võimalik me tervishoiuteenuste kvaliteeti hakkame jälgima, dokumenteerimise kvaliteet on ainult üks osa sellest. Ja see ei ole mitte vähetähtis osa. Kui sa ütlesid, et dokumenteerimise aeg ja IT, et see on väike võit, see ei ole väike võit. 1 minut perearsti abi maksab 3,1 miljonit eurot Eestis. See on kogu Eesti perearstide peale. Kui me võidame 10 minutit päevas, see on 31 miljonit päevas. Et see on päris suur võit. Ja tehisintellekt juba praegu tegelikult osaliselt kasutatakse, ma loodan, et turvaliselt, aga tehisintellekt on plaanis integreerida loodavasse perearstide infosüsteemi, nii et see muudaks dokumenteerimist paremaks. Tarkvarasid on tõesti palju ja Terviseamet praegu või Tervisekassa on alustanud perearstide tarkvara loomisega, mis on võib-olla veidi lihtsam, kuna perearstidel on kasutusel 4 tarkvara mainitud 30-st. Aga kuidas siis võtta kõik need suured 30 erinevat tarkvara ja panna ühte? Võite ise kujutada ette, milline tulemus sellel võib olla. See ei ole üldse lihtne. Me oleme ise enda edu ohvrid Eestis. Eesti oli esimene, kes alustas e-tervisega, maailmas esimene ja seda tegi, see algus tuli juba 90-ndatel, hakati seda välja töötama, 2007 tuli esimene digiretsept. Ehk et sellest on üle 20 aasta möödas. Tolle ajaga te ju teate, mida IT-süsteemid on teinud, milline on andmete muud. Vahepeal on tulnud, ma nüüd ei saa öelda, see blockchain näiteks, eks ole, on tulnud erinevad uued andmestandardid, erinevad tarkvaralahendused. Meil on nutitelefonid on viimase 10 aasta areng, võib-olla 15 aasta areng. Ehk et see on tohutu areng olnud. Ja kui me varem tegime dokumendipõhiseid sissekandeid digilukku, nii nagu vanasti olid ravikaardid, sa võtsid kausta riiulist ja kirjutasid sinna sisse, siis see sama loogika kanti üle ka dokumenteerimisse. Mäletad ise, ka Windowsi esimesed väljaanded põhinesid ainult kaustasüsteemil, kui me tänapäeval jagame andmehulkade kaupa, siis vanasti jagati faile. Ja et seda suurt laeva ümber pöörata, see ei ole lihtne, aga seda on juba tehtud. Üle on oleme minemas ka e-tervises, see on siis uue põlvkonna tervise infosüsteem, mida on arendatud aastast 2018-17. See on läinud üle modulaarsetele ja andmehulkade põhisele ja reaalajas liikuvatele andmetele, mis tähendab seda, et kui mina täna kirjutan, et Ellemal vererõhk on 120/80 ja siis järgmisel hetkel Diana oma keskuses näeb, et Ellemalil on vererõhk 120/80. Ehk et see on tohutu töö, mis meid ootab ja see, et on kehvasti, ongi kehvasti, aga hästi on ka. Et mõned asjad on meil hästi, mõned on halvasti. Modulaarne saabki olema see perearstide infosüsteem ja kõik uued ka. Ma vaatan kohe, mis siin olid veel. Raviandmed ja dokumentide sidumine, jah, see on juba töös ja läheb selle aasta lõpus on valmis. Siis järelevalve tugevamaks. See on ka esmased analüüsid on tehtud just nimelt selle üle, et kui paljud asutused üldse saadavad tervise infosüsteemi ja on ka plaan seadustada see ühel päeval ikkagi nii, et tegevusluba ei saa, kui sa ei täida riiklikke nõudeid, et te siis ka teaksite, aastast 2011, 1. jaanuarist on kohustus kõikidel tervishoiuteenuse osutajatel saata digilukku kõik andmed. Ja ka patsientidel soovitan olla tähelepanelikud, kui te tulete arsti juurest, te ei näe mõne päeva jooksul, võib-olla tõesti mõnikord dokumenteerimine on pikaajalisem, võtab natuke aega. Kui te ei näe neid andmeid, siis tuleb helistada raviasutusse, kui see ka ei aitas, teavitage Terviseametit, et näete, selline asutus on. Väga suuri probleeme on kehv dokumenteerimine arstide poolt põhjustanud puuete ja töövõime hindamise kohal ja ma arvan, et ka KRA-s Hellemaal
on töötanud KRA-s aastaid. Et ühesõnaga, meil on väga-väga palju tehtud ja väga-väga palju teha. Ma vaatan kohe, siin Riigikontrollile andsime ka vastuse, mida on 5 lehekülge, ma ei hakka seda ette lugema, aga tegelikult kõik need, mida te olete välja toonud, need on juba teoksil. Ja kui veel rääkida andmestandarditest ja dokumenteerimise nõuetest, siis dokumenteerimise nõuded oma olemuselt tegelikult on kogu aeg ühesugused olnud. Näiteks seesama saatekiri, määrus kehtib väga-väga ammu, need põhimõtted ei ole tegelikult muutunud. Neid samu andmeid tervishoius on vaja edastada. See, et neid arstid ja õed ei edasta, see on tegelikult eelkõige arstide probleem ja riigi vaates ka kontrolli vähesuse probleem. Et kui ikkagi nõutakse, et tee oma tööd korralikult, siis tehakse ka paremini võib-olla. Et me ei saa jääda lootma inimeste endi heale tahtele, eriti olukorras, kus töökoormus on niigi suur. Ma vaatan kohe, mis ma veel siin panin. Võib-olla ka siis sellest me siin enne kolleegidega just arutasime, nüüd ma räägin juba natuke nagu perearst, mitte nagu minister, millal me siis alustasime selle tööga. 2006 alustasime me esimeste selliste dokumenteerimine, võtsime ette tõendid, perearstide selts kaardistas, millised on tõendid. 2012 tuli välja esimene väga kvaliteetne tõend, mis on siiani kasutusel, see on autojuhi tervise tõend, perearstide välja töötatud jälle, perearstide poolt survestatud ja nii edasi. Ehk et tegelikult praegu ongi minu mure olnud see, et aastakümneid on see teema paelunud ainult arste, aga mitte riiki. Aga mina nüüd olen minister, minu ajal saavad kindlalt paljud asjad tehtud ja ma ütlen, kvaliteedisüsteem on loodud. Kiiresti see käima ei lähe, aga küll ta mõne aasta pärast läheb, ma loodan, et järgmine ja järgmised ministrid ei hakka seda rahastust sealt vähendama. Aga praegu aitäh. Nii, aitäh. Diana, kas sa tahad nüüd ministrile esitada küsimuse või me kuulame teised ametimehed ka? Kuulen teist ära. Nii, aga ma annaksin sõna siis proua Siiri Lahele. Kui on teil proua Lahe oma värskest kogemusest tähelepanekuid selle kohta. Tere, aitäh, et nüüd toetab Pille Kantor, aga olen kuulda. Ei ole. Tähendab, kõmiseb. No ei tea, kui lülitad sisse välja mikrofoni, ei oska kuidagi soovitada. Arvuti kõlar on kuidagi väga niisugune nagu käärkambrist. Pikka on jah. Et ma võib-olla siis ainult ütlen hästi lühidalt ja äkki Pille mikrofon, sest ma selle uue arvutiga töötan Zoomist esimest korda, et vabandust. Aga mis me saame Tervisekassa poolt nõustuda, on nii Riigikontrolli kui Karmen Jolleri kokkuvõttega, et mõlemad on õiged ja Tervisekassa on teinud järjepidevat tööd sellega, et nii kontrolle nõustada kui eri infot võrrelda, aga me peame nõustuma, et siin on nagu vajakajäämisi, et see, et epikriisi ja arved ei ole nagu omavahel seostatav, et infosüsteeme tuleb ühendada, siin on andmestandardite küsimus, et me kõige sellega oleme nõus ja teeme tööd järjepidevalt, aga ma annan Pille äkki sõna, et see kõni ära jätta tegid. Selge, aitäh. Ja ma annaksin nüüd sõna siis Terviseameti peadirektorile proua Birgit Laole. Tere hommikust. Suur tänu selle teema eest, et tõesti väga vajalik. Ma tooks välja 2 paradoksi ja see peaks panema mõtlema natukene ka riigi poolt pandud kohustuste üle. Terviseamet, nii uskumatu kui see ka ei ole, omades kohustust 15 miljoni dokumendi üle, mis on tervise infosüsteemis, on asutus, kes eelmise aasta alguseni ei omanud õigust pääseda sellele süsteemile ligi. Selle õiguse saamisega tegelesime, alus on nüüd olemas, aga see ei ole veel rakendunud, et me füüsiliselt veel süsteemi ligi ei pääse. Ja see on väga hea hüpotees, kuidas valvata dokumentide üle, mille puhul sa saad ainult pärida läbi TEHIK-u, kes on olnud väga hea partner,
aga kogu massi hoomata ja kogu massi pealt teha kvaliteedijäreldusi asjas, mis on kastis ja sa ligi ei pääse, on üsna keeruline. Teine paradoks on see, et kui me arendame infosüsteeme, teeme tervishoiutöötaja jaoks, patsiendi jaoks asju läbipaistvamaks, kiiremaks, siis me unustame ära seda, et samamoodi peab olema tagatud ka riigile, kodanikule nii-öelda järelevalve vaade, et kas asjad on nii, nagu on. Ja kahjuks see nii ei ole. Ehk siis, kui me ei arenda ka seda poolt, et järelevalve vaates on võimalus kiiresti saada aru, kus on meil lüngad, kus on meil vead, siis me läheneme jätkuvalt 15 miljonile dokumendile üksikjuhtumi põhiselt ja otsime nõele heinakuhjast. Aga mis on siis saanud teha, ega siis käed rüppes ei oota, aga nagu ka Rauno Vinni ütles, viitas ka sellele kaardistusele, mis tuli ka Terviseameti poolt, et me tegime ülevaate, millised tervishoiuteenuse osutajad edastavad vähe dokumente või üldse mitte. Ja tõesti, need on need samad iluisikuteenused, esteetiline meditsiin, tihti tasulised teenused, kus ongi arusaam, et dokumente ei pea esitama ja nende teenuse osutajatega oleme siis paar aastat täiesti ettevõtte põhiselt teinud tööd. Ravikindlustuse osas, kohustusliku patsiendi vastutuskindlustuse osas on olnud ka võimalus läheneda, rääkida läbi kogu kvaliteedi osa ning on siis kas teenus lõpetatud või hakatud korrektselt dokumente edastama. Ma usungi siin, et lahenduste puhul on juba minister ka mitmeid asju välja toonud, see läheb paremaks. Aga tõesti, et kui riik paneb kohustused, peab ta tagama ka vahendid ja võimalused neid kohustusi täita. Nii et see dokumenteerimine ei ole meil ainus valdkond. Võime tuua ka siin teisi, kus andmehulk on nii suur, et lihtsalt ametnikust laua taga, vaadates otsa miljonile reale, ei saa tuua kvaliteeti. Siin peab tulema ka samamoodi AI appi, automatiseerituse appi, sest ma usun, et me oleme kõik nõus, et ametnike järele valvama infosüsteemi ekraani taha me seda arvu suurendada ei taha, nii et peab tekkima teisi lahendusi. Aitäh. Aitäh ja ma annaksin nüüd sõna siis Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse äriteenuste osakonna juhile härra Terale. Tere hommikust. Minister Joller juba rääkis väga hästi, et seda ajalugu, mis on toimunud, et kui Tervise Infosüsteem 2008 loodi, siis oli rõhk pigem andmehõivel, et saadetakse andmeid ja siis hakati rohkem rõhku hiljem panema ka nii-öelda andme kvaliteedikontrollile. Et mulle väga meeldis, kuidas minister ütles, me oleme oma edu ohvrid, et me küll oleme maailma edetabelites igal pool oma tervisesüsteemidega tipus, aga et nüüd on aeg, kus on vaja uuendusi sisse tuua, uusi tehnoloogiaid niimoodi, et oleks tervishoiutöötajatel lihtsam tööd teha, oleks patsientidel parem ülevaade oma terviseandmetest. Ja me oleme teinud siin viimastel aastatel koostööd nii erinevate erialaliitudega, seltsidega, et tõsta teadlikkust ja anda rohkem ka teada oma nii-öelda arendusplaanidest, mida me plaanime teha. Oleme lisanud järk-järgult kontrolle juurde, andmete kontrolle, et tuleks kvaliteetsemad andmed, aga nagu ka on mainitud, siis infosüsteemi on palju, mis on tervise ökosüsteemis kasutusel ja kõikide nende kontrollide peale panemine on tihtilugu väga aega nõudev. On tarkvarasid, mis on ka juba aegunud terviseteenuse osutaja poole pealt, et kes ei olegi valmis võtma uusi nii-öelda kontrolle vastu, et nad saaksid meile parema kvaliteediga infot saata. Aga töö käib, et me oleme nõus väga paljude Riigikontrolli auditi käigus tehtud märkustega, aga on paranenud prioriteetide seadmine, et pigem ongi mure prioriteetide rohkuses, et meil on tööd hästi palju, me peame valima prioriteetide vahel ja kõike korraga me ei jõua teha. Ja lisaks veel on ka e-tervise strateegia vastu võetud ja tegevuskava, kus on väga paljud Riigikontrolli auditist välja toodud punktid on kaetud ja tegevused planeeritud.
aitäh! Aitäh! Ma nüüd annaksin sõna siis perearstide seltsi juhile proua Sadrakule. Ja aitäh! Kõik olulised asjad muidugi öeldud, aga minul mõned mõtted ikka on juures, et ma arvan, et 15 miljoni visiidist tegelikult visiite on rohkem. Et kust te teate, et neid 15 miljonit on? Kust need andmed pärinevad? Tai ütles. Jah, okei. See on siis statistika, mis valetab juba niikuinii ette, eks ju. Tervisekassa partnereid on alati lihtsam mõjutada kui kõiki neid, kes ei ole Tervisekassa partnerid. Sellest ma saan hästi aru. Aga ma ei saa sellest aru, et miks üldse lubatakse vananenud tarkvara kasutada tervishoiuteenuse osutajatel. See peaks esimene asi olema, et kui ta ei suuda tehikusse saata nõutud andmeid sellises standardis, sellises asjas, nagu me nõuame, siis tegelikult ta ei saa seda teenust osutada. Punkt. Ta peab adapteeruma. Me ei tohiks nagu lubada tal eksisteerida, kui ta ei tee nii, nagu on kord ja kohus. Ja teiseks, tervishoiutöötajatele peab ka tekkima kuidagimoodi selline arusaam, et ei ole varianti, et ma ei saada neid andmeid. Need andmed on patsiendi omad ja kõik tervishoiusüsteemid peavad olema sellised, et päeva lõpus mustand sellest visiidist, epikriisist, haigusloost on päeva lõpus terviseinfosüsteemis nähtav ja patsient on see, kes otsustab, kellele ta seda näitab, kas ta paneb selle kinni või ta ei pane seda kinni. Aga seda ei tohiks otsustada see tervishoiuteenuse osutaja, et kas mingid andmed lähevad sinna üles alles siis, kui mingi haavakülvi vastus 3 nädala pärast tuleb või siis, kui patsient on koju saadetud. Ehk siis ma tahaksin ikkagi seda perearstina, et kui patsient on haiglast koju saadetud, tal on mingi operatsioon tehtud, mingi protseduur on tehtud, siis esmane kirjeldus on samaaegselt näha terviseinfosüsteemis, kui patsient haiglast välja astub või teise tervishoiuteenuse osutaja juurest. Ehk siis minul on nagu mure ikkagi sellega, et täna me kõiki lahendusi justkui lubame, justkui on tulemas, aga me tegelikult ei tohiks üldse lubada mingid vananenud tarkvarasid ja sellist varianti, et me ei saada neid epikriise või haiguslugusid terviseinfosüsteemi, sest see tegelikult ei ole õige. Aitäh! Nii, aitäh. Ma annaksin nüüd sõna Diana Ingerane, siis küsimus või? Ja aitäh, mul on déjà vu. Tegelikult 2015 kulutati väga palju riigi raha inimeste, ka siis spetsialistide, ekspertide aega, et valmiks e-tervise strateegia. Strateegia valmis, midagi ei juhtunud. Me oleme täna aastas 2026 ja me ikka arutleme, et meil võiksid olla ühed standardid ja et arvutisüsteemid üldse ära tunneks. Õnneks on meil olemas üks labori kokku lepitud standard, mis oskab seda teha. Aga mul on nagu 3 konkreetsemat küsimust. Üks puudutab siis Põhja-Eesti regionaalhaigla näitel, et haigla on ammu ette valmistamas uut hanget ja et saada ühtset infosüsteemi siis haiglate mõttes. Aga Tervisekassa on siiamaani andnud nagu seisukohta, et seda justkui ei saa teha seda hanget ja ei ole ikka veel kuskil maal ja kus maal see nagu protsess on ja kas me saame endale haiglate tasandile ühe infosüsteemi või mitte, et see on üks väheseid haiglad, mis kuulub ka riigile, et võib-olla siin nagu tagasisidet, et kas on ka nõukogu liikmetele antud nagu konkreetne riigi ootus, et mis sellest infosüsteemist saab. Siis teine küsimus on Tervisekassale ja võib-olla ma palun Pille käest, et Siiri võib-olla ei ole jõudnud kõikide asjadega kurssi minna, et mis on jäänud arusaamatuks täiesti nagu siit poolt vaadates, et miks see konsultatsiooni siis protsess, kogu see standardimine, kokkuleppimine algas tänavu uuesti. Et me oleme nii pika tee läbi käinud, ära kirjeldanud kõik osapooled, ma ei tea, mitu koosolekut, ja jälle me oleme selle juures, et mitu erialalõpp ja et miks need Tervisekassa vaatest nagu niimoodi seisavad. Ja 3. asi on ka Tervisekassale, et ma tean, et Tervisekassa tegi väga olulised struktuurimuutused, võttes endale analüüsi osakonna, kuhu jooksevad tõesti need andmed sisse ja kust andmete pealt oleks näha
mustreid, mis tegelikult ennustavad patsiendi ohutusjuhtumeid. See ei ole, need andmed ei ole niisamad asjad. Et ma võin ühe näite tuua, et mis oli siis meie enda keskuses, kus oli siis kuseteede põletiku diagnoos ja oli siis ordineeritud ravim, aga kuna meil see allergiad ei viska kuskil vaates esmasena sisse, ei retsepti tehes, ei inimeste andmete peale vaadates, siis tõesti juhtus kahetsusväärne juhtum ja see inimene sattus siis erakorralisse meditsiini allergiaga seoses. Ja me oleme seda rääkinud nagu katkised grammofonid tõesti nii kaua, kuni Eesti Perearstide Selts on olnud ka siis e-tervise sihtasutuse looja. Et võib-olla nendele 3 küsimusele, et mis sellest Põhja-Eesti Regionaalhaigla IT-süsteemide hankest on saanud, mis ootused sellel on, miks e-konsultatsiooni protsess niimoodi on veninud ja nüüd taas algatati uute eesmärkidega ja miks Tervisekassa ei ole nagu oma andmeid, mida tal on meeletult nagu kasutanud, et hinnata, et kas see tervishoiuteenuse osutaja, kellega tal leping on siis nii-öelda nende andmete pealt, et seal on oht näha, et miks ta neid kasutanud ei ole? Tähendab, ma annaksin sõna siis Tervisekassale, ma ei tea nüüd, kas proua Lahe on suutnud juba olukorra kurssi viia või on proua Banhard siis juhatuse liikmena oskab vastata? No ma siis alustan vastamisega, et võtan järjest PERH-i hange, et võib-olla siinkohal mõtleks, et Tervisekassa ei kirjuta ette ju, et tervishoiuteenuse osutajale, et nende hangete osas praegu. Meil on pigem olnud ju arutelud ka sellest, et just see, et nii nagu ka tõi proua minister välja, et me alustame praegu ühtse perearstide infosüsteemi loomisega, ehk et mis on natukene kergem, aga me oleme rääkinud tõesti sellest, et me tahaksime, et ka need haiglavõrgu haiglad, et ka haiglatel oleks ühine infosüsteem ja võib-olla nagu need arutelud pigem selles suunas, et kas on mõtet kohe alustada hankega, kui on see, et võib-olla peaks panema plaani paika sellest, et kuidas me üldse nagu riigina ja kas me läheme ühtse infosüsteemiga edasi. Et see oleks võib-olla see esimesele minu vastus. E-konsultatsioonide protsessi osas. E-konsultatsioonide, siin ei ole ainult see, et me nüüd üksinda midagi otsustame või teeme. Meil on olnud päris palju ja põhjalikke arutelusid, mida ja kuidas edasi minna. Väga palju on neil ka õigusruumi korrastamise taga veel ja ühtsete kokkulepete sõlmimisel need teemad pooleli ja selge see, et kuna osapooli on palju, ka võime, et kellega arutada ja panna see süsteem toimima korrektselt, sest peamine eesmärk on siiski ikkagi ka see, et see patsient ei jääks kuidagi hätta või kui on see, et kuidas tagada nii, et kogu see süsteem üle-eestiliselt ja korrektselt rakenduks. Ja ma võib-olla siin see kohast, et kas ta nüüd just täiesti uuesti algas, aga nõus, et need arutelud meil laual on ja me nendega edasi liigume. Ma korra täpsustan, et tegelikult see, milleni me saime, oli Eesti tervishoius täiesti ajalooline nähtus. Meil oli 2024 lõpus olid haiglad nõus. Selles töörühmas olid regionaalhaiglad, keskhaiglad ja seda pole enne juhtunud, et haiglad millegiga nõus on. Me käisime läbi erialaseltsid
per eriala seltsid, leppisime kokku, mis on need eeldused, mis on need andmekoosseisud, mis tuleb üle vaadata, et nagu seda e-konsultatsiooni protsessi teha, mismoodi on patsientide teavitamine. See oli väga suur töö, et selles suhtes, et ma ei ole enne näinud, et põllu peal oleks nii suur kokkulepe ja seda protsessi juhtis toona ju TEHIK ja ma nagu selles mõttes ei saa aru, et kas eelmine aasta lõpp või mille käest meie käest uuesti küsiti, et jälle, kuulge, lähme 4 erialaga. Meil oli 11 erialaga oli kokkulepe saavutatud, kes on nagu top, kõige rohkem, kes patsiendid seda vajavad. Roy Oller vist vastab, jah. See e-konsultatsiooni teema on kirglik teema. Ka minule, kui ma sain ministriks, öeldi, et me lähme edasi 4 erialaga, me teeme täiusliku uue e-konsultatsiooni mudeli ja nendest 4 erialast 2 tegelikult on praktiliselt juba üle läinud e-konsultatsioonile aastaid, ütleme 10 aastat ja need ülejäänud 2 on osaliselt üle läinud, ütleme kliinikute kaupa. Lisaks ajalooliselt Tervisekassa on keelanud haiglatel minna üle ainult e-konsultatsiooni põhisele suunamisele. Et see on selline etteheide, see oli üks esimesi, mida ma ministriks saades ka ütlesin ja minu ootus oli, et me lähme oluliselt jõulisema tempoga edasi ja kuna siis seal oli seda, haiglad tõesti on nõus. PERH, kliinikum, ITK oleks olnud nõus täiskomplektina edasi minema. Võib-olla mõned üksikud kirurgilised erialad oleks olnud need, kes ei tahtnud edasi minna. Praegu on meil Tervisekassaga kokkulepe olnud, et me lähme edasi minimaalselt 8 erialaga üleriigiliselt, mida siis lepivad kokku omavahel 2 suuremat kliinikut, kus on kallid erialad ja nii edasi. Et läheme nendega edasi vähemalt 8 erialaga ja lisaks on ootus, et aasta lõpuks saavad üle minna ka need kliinikud, kes soovivad minna erialade kaupa. Et siin me ei räägi lihtsalt dokumenteerimisest. Tõepoolest, e-konsultatsioon eeldab kvaliteetsemat dokumenteerimist, sellepärast, et eriarst, kellele suunatakse patsient, ei näe. Tegelikult, ütleme niimoodi, et ta mitte ei eelda, vaid ta stimuleerib kvaliteetsemat dokumenteerimist. Tegelikult on need dokumentatsiooni nõuded täpselt ühesugused, et mitte mingit vahet ei ole, on see tavasaatekiri või e-konsultatsioon. Ma lihtsalt, et inimesed, kes kuulavad ja võib-olla ei tea, mis nendel 2 vahe on, tavaline saatekiri on siis selline vanasti oli paber, tänapäeval digidokument, kus perearst saadab inimese arsti juurde ja siis inimene võtab näiteks kardioloogi juurde ja siis ta hakkab otsima, kus ta saab selle kardioloogi. Ja võib juhtuda, et ta satub vale kardioloogi juurde, satub näiteks rütmihäiretega tegeleva kardioloogi juurde, aga temal on vaja hoopis, võib-olla tal on, ma ei tea, mingi kaasasündinud südamerike või midagi muud. Ehk et inimesel on tohutu töö, siis ta hakkab helistama või digiregistratuuridest otsima erinevatest haiglatest, kuhu ta saab. E-konsultatsioon on nüüd see, kus perearst lepib inimesega kokku, nii millisesse kliinikusse sa tahad minna, et meil on valikus need, näiteks ütleme Tallinn, meil on 3 haiglat või 4 haiglat, tegelikult isegi rohkem, kes kardioloogia teenust pakuvad. Inimene ütleb, mis talle on kõige mugavam ja siis perearst saadab inimese haigusseisundi kirjelduse digilukku, kust korjab siis selle üles vastava kliiniku kardioloog ja vaatab, vot siin on selline mure, vot minu kolleeg tegeleb sellega, vastab sellele ja kutsub selle patsiendi, laseb kutsuda ise vastuvõtule. Ehk et inimese jaoks tähendab seda, et perearst ütleb talle, jääge ootama telefonikõnet, mis tuleb nädala jooksul või siis teinekord ka e-maili. Et e-konsultatsioon on kõige inimsõbralikum. Lisaks on näidanud e-konsultatsioon seda, et umbes 1/3 edasi suunatud patsientidest ei peagi jõudma eriarsti juurde. See on hinnanguliselt 470 000 visiiti aastas, suudaksime me hoida kokku. Aga loomulikult see ei tähenda, et see on rahaline kokkuhoid tingimata, aga ta hoiab kokku inimeste aega. Inimese aega, kes peab arstile minema, aga ka spetsialisti aega. Ta küll kulutab aega selleks, et vaadata üle see e-konsultatsioon, aga ta ei pea kutsuma inimest vastuvõtule. Ja vajadusel saab küsida ka siis lisauuringuid ja nii edasi. Ühesõnaga, e-konsultatsioon on see, mis tagab ka tervishoiukulude optimaalsema kasutuse.
Tervisekassa poolt oleks kõige lihtsam vaadata üle e-konsultatsioonide rahastusmudel, et sellest ei saaks lihtsalt nii-öelda sisseviskamisteenus haiglateenustele, et see oleks kvaliteetne ja põhjendatud. Ja rahastusmudel siis tõesti, et ei kutsutaks põhjendamatult ehk et ei tekiks sama olukorda, kus nagu praegu, et meile jõuavad eriarsti juurde ikkagi inimesed, kes võiksid abi saada ka perearsti juures. Et ses mõttes ma ei ole nõus Tervisekassaga, ei ole palju osapooli, kõik on nõus, kõik ootavad ja seda on väljendanud väga paljud arstid ja haiglajuhid ja on olnud ka neid hääli, kes ütleb, me ei soovi üle minna, aga palun, lähme edasi nendega, kes soovivad üle minna. Ja seda me oleme nõukogus väga tuliselt arutanud. Praegu see tuleb ka Tervisekassa tulemuskaartidesse sisse, see punkt. Ja põhimõtteliselt on see ka arengukavas sees, et mis läheb siis sinna alla, et me rahastame tulemuspõhiselt ja me kasutame ressursse optimaalselt. Rääkides hangetest ja PERH-i hankest näiteks, see on väga suur hange, aga tarkvarahankeid teevad ka teised haiglad. Ja üleüldse hanked tervishoiusüsteemis tuleks muuta keskseks, vähemalt teatud summast alates peaks olema siis riigil või ka Tervisekassal õigus öelda, et seda kulutust ei tee või vastupidi, seda kulutust te teete. Et siin peaks olema riigil suurem kontroll, sest praegu on tekkinud haiglates silotornid, kus nad peavadki, kuna seni ei ole riik, senised ministrid ei ole pidanud vajalikuks omada keskset kontrolli väga suurte summade üle. Loomulikult teatud summadeni võiks olla haiglal ka ise otsustusõigus, aga suured hanked peaksid olema otsustatud üleriigiliselt, nii et ei tekiks kõrvuti asetsevatele haiglatele samasuguseid kallaid masinaid või samasugust kallist tarkvara, aga täiesti erinevat, mis omavahel ei suhtle. Mis ajaline perspektiiv on? Vabandust, Millel? See ester, mida siis PERH kasutab, see on surnud, seda ei anna enam reanimeerida. Ma ei oska ajalist perspektiivi hetke öelda. Aga tegelikult täpselt sama juttu on räägitud neile viimased Ja ma tahangi öelda viimase asja seda, et kui me läheme haiglate infosüsteemidele, siin Pille tõi välja, et kas üldse minna üle niimoodi, et on ühtne infosüsteem kõikidel haiglatel, siis sinna läheb meil kaua aega. Et näiteks Islandi kogemus on see, et see maksis 11 miljardit ja riik on väiksem kui meie. Et me peame vaatama ka seda, kas meil on loogika ütleb, et meie suguses riigis ei oleks vaja rohkem kui ühte keskset infosüsteemi. Alustatud on perearstide tarkvaraga, sellega läheb loomulikult aega, paar aastat veel ja siis äkki juba saab midagi kasutada. Aga eks Tervisekassa oskab öelda, mis on haiglatega plaanis, aga ütleme niimoodi, et neid inimvõimetel on ka piirid. Et me lihtsalt ei suuda kõike teha niimoodi. Ja nagu me näeme, siis mõni asi võtab lihtsalt uskumatult kaua aega, nagu see e-konsultatsioon, mis on võtnud aega 12 aastat tänaseks. Et eeldus oli, et see mõne aastaga oleme ainult e-konsultatsiooni suunamisel. No nõndaviisi. Tundub, et valitseb täielik tohuvabohu. Et ma saan aru proua Sadraku hinnangust, et me tegelikult puudub relevantne ülevaade, palju inimesed üldse aastas arsti juures käivad vastuvõttude arvust. On nii? Jah, tegelikult ei tea. Ma kinnitan seda, et näiteks tervise infosüsteemis on terve hunnik visiite, kus on peal kirjas patsient soovib retsepti. Aga nüüd uue selle infosüsteemiga, mis on tulemas ja uue põlvkonna tervise infosüsteemiga, et seal ma loodan, et see osa lahendatakse. Aga tõepoolest siis see, mida Ellemal välja tõi, et kõik ei jõuagi tervise infosüsteemi, siis need visiidid tõepoolest ei ole näha. Näha on küll Tervisekassa rahastuse põhised visiidid, neid on 15 miljonit, jah. Tervise Arengu Instituudis oli, seal ei ole ainult Tervisekassa andmed. Ma olen nõus, et seal võib olla statistik probleem, aga mõtlen, et see peaks hõlmama ka Tervisekassa väliseid. Vabandust, mida me loeme sinna sisse nüüd, ma saaksin aru, et arsti juures käimisi, kas 15 miljonit on neid registreeritud, mille puhul on arusaadavalt haigekassa rahastab neid ja nad on rahaliselt makstavad, eks ole, muidu ei rahastataks, kui oleks fikseeritud, nii eks ole. Ja teie, proua Sadak, peate silmas siis tegelikult veel neid nii-öelda kontaktivõtte antud juhul esmatasandil. See tähendab, et siis kui kõlistatakse perearstile või saatakse meil või ütleme, et ütleme neid ka siis, ütleme juhtumeid. Mina mõtlen
seda, et kui ma mõtlen tavalise tüüpilise perearsti töö peale, enamus koodid, mida meie raviarvele paneme, on nullhinnaga, eks ju. See tähendab seda, et see on päris palju lisaklikke, et seda infot sinna juurde panna. Ehk siis me juba teame seda, et peremeditsiinis tase on ebaühtlane, dokumenteerimistase on ebaühtlane, raviarvete täitmine on ebaühtlane ja ma olen 100% kindel, et peremeditsiinis päris visiite, nii kontaktvisiite kui ka neid retseptisoove, saatekirja soove, niisama asju on veel palju rohkem. Aga mina ei pidanud silmas 15 miljoni puuduses mitte seda, et mis on nagu peremeditsiinist vajaka, vaid seda, et kui patsient ikkagi käib mingi plastikakirurgi juures, kuskil hambaravis, mis ei jõua sinna tervise infosüsteemi üldse, mille on inimene ise täielikult kinni maksnud, eks ju. Tervise Arengu Instituut annab ju statistika millegi pealt, mingisuguse tunnetuse pealt, võib-olla kellegi käest küsib, aga mina ei usu, et kõik asutused annavad adekvaatset statistikat, eks ju, me juba ammu teame, et see Tervise Arengu Instituudi statistika kogumine, eriti kui me võtame laste vaktsineerimist, ju erineb kardinaalselt sellest, mis on näiteks Tehiku või Tervisekassa andmed, eks ju, need ei lähe kokku, erinevused tulevad suured, täiesti erinevad numbrid ju tulid visiitide arvu pealt, et Tervise Arengu Instituudil on üks number visiite Tervisekassa raha eest ja Tervisekassal on hoopis teine number visiite. Numbrid ei ole võrdsed ja võrreldavad, aga minu mõte oli just kõik see, mis puudutab seda lisaks patsiendi enda raha eest ostetavat, mida ei dokumenteerita. Et ma arvan, et meil tegelikult riigis selle kohta hea ülevaade puudub. Kuidas sa seda laste psühhiaatriat planeerikus ei teagi, kui palju seal tegelikult läbi käib? Proua Jolleril on siin repliik selle peale või? Ma tahan seda lihtsalt veel öelda, et esiteks siin õnneks on need asjad lahenemas. Et Tervise Arengu Instituut on küsinud andmeid nii nimetatud A-veebi kaudu ja see on tähendanud seda, et tervishoiuteenuste osutajad on pidanud sisuliselt käsitsi sisestama andmeid sinna nii-öelda A-veebi, erinevad andmed, ma ei tea, kui palju on personali, mitu töökohta, seal on väga erinevad statistilised andmed, mida siis küsitakse. Ja seda ju küsib ka TÖR ja küsib erinevad, ühesõnaga nad on dubleerinud päris palju andmeid, mis on tohutut pahameelt tekitanud. Kui mina sain ministriks jällegi, ma küsisin, et millised bürokraatiat vähendavaid meetmeid teie sooviksite tervishoius, siis A-veeb oli number 1, mis mulle välja toodi. Ja tegelikult seda A-veebi me järk-järgult viime ka üle, me tühistame siis ära need ja loome lingid, ütleme niimoodi see Statistikaametiga, et võimalikult palju andmeid tuleks siis kas tervise infosüsteemist või töötajate registrist või kust iganes riigil juba on need andmed olemas. Tõenäoliselt mingi osa jääb sinna. Ja teine väga hea asi, mida tegelikult ka tehakse, on niinimetatud STIL-projekt, kus ühendatakse 3 väga lõbusa nimega andmekogu ehk TIS, RETS ja KIRST. TIS on tervise infosüsteem, RETS on retseptikeskus, KIRST on, ma ei tea miks, aga Tervisekassa, miks te nimetasite oma raviarvete andmebaasi sellise jubeda nimega. Igatahes need ühendatakse omavahel, mis tähendab seda, et muutub ja see on valmis selle aasta lõpuks ja see tähendab seda, et näiteks on võimalik hinnata, kas see sama tervise infosüsteemi on juba jõudnud epikriis ehk inimese tervise visiidi kirjeldus ja siis saab Tervisekassa öelda, et seda ei ole, ei maksa näiteks. Siis saab teha seda, mida ütles Diana, et vajadusel hakata, mida me tegelikult ka teeme, ühed on need ohujuhtumid, kus sa tõid välja need teavituste puudumised, aga võib-olla ka siis see, mida perearstid on aastaid teinud, on krooniliste haigustega inimesi leidnud üles, et me saame natuke paremini jälgida, kas nad saavad kvaliteetseid teenuseid ja nii edasi, et see on eeldus kogu selle probleemi lahendamisele, et see eeldus luuakse selle aasta lõpuks. Mu küsimus on nüüd Riigikontrollilt, et asutada asi nagu teise perspektiivi. Kas Eestis on kohustuslik kõigis nendes protseduuride ja reeglite müriaadis praegu kehtivas õiguses see, et kõigi ravijuhtude kirjeldus oleks seal siis ükskõik millises infosüsteemis ära fikseeritud? On kõik, absoluutselt kõik. See tähendab ka siis
See tähendab, et ka siis, kui telefoniga helistab patsient perearstile ja ütleb, et ole pai, kirjuta mulle retsept välja. Võib-olla siin natuke täiendan, et kui sai loodud üldse e-tervis, siis otsustati ära, et kuna meditsiinis võivad andmed olla oluliselt tagantjärgi, et siis ei pea ükski tervishoiutöötaja hakkama ise nuputama, et kas see on oluline või see ei ole. Ja sellepärast sai loodud siuke baas, et kõik, mis tekib, kõik läheb. Ja mu küsimus on nüüd Riigikontrollile see, kas patsientidel on täna siis selles süsteemis ka subjektiivne õigus seda nõuda ja kuidas see realiseerub Riigikontrolli meelest? Saate aru, mis ma mõtlesin? Mulle meeldis see lause ennem, et andmed on patsiendi omad. Ei, küsimus on selles, et kas patsient, mis mõttes andmed on patsiendi omad? Kui patsient läheb arsti juurde, ükskõik on ta siis ilukirurgia või hambaparandus või mingi tõsisem diagnoos, ja siis on tegelikult, kas patsiendil on õigus nõuda, et need on dateeritud? Kellelt ta seda nõuab? Kui me küsime selles teemas üldse, et mis... Haigekassalt või Terviseametilt või kuhu ta pöördub kaebusega? Kui andmed on patsiendi omad, siis patsiendil on õigus nõuda, et tema kohta käiv informatsioon oleks temale kättesaadav. Ta näeks seda. Ma täpsustan seda seadust. Seadusandlus on selline, et jah, andmed on patsiendi omad ja põhimõtteliselt ju võib siis see kliinik, küsida saab seda kliinikust, kus on andmed tekitatud. Et see on see loogika. Ja põhimõtteliselt võiks see kliinik anda ka patsiendile need paberil, need andmed, selle järgi. Aga nagu ma enne mainisin, aastast 2011 on kohustus kõikidel Eestis töötavatel tervishoiuteenuse osutajatele andmed saata tervise infosüsteemi. Kõik andmed valimatult, nii nagu doktor Inge Rainen just ütles. Ja kõikidel patsientidel, nagu ma ka enne rõhutasin, ma soovitan iga kord, kui te arsti juures käite, õe juures käite, vaadake digilukku, kas on andmed seal. Kui ei ole seal, on õigus seda nõuda sellelt tervishoiuasutuselt, kuna te reageeri, siis võiks saata teate näiteks Terviseametile või siis ka Tervisekassale, miks mitte, sest Tervisekassa võib-olla tahaks ka teada. No ühesõnaga seda peab vaatama. Aga jah, on õigus nõuda ja on kohustus saata tervise infosüsteemi ja su küsimus, et kas dokumenteeritud peavad olema ka telefonikõned, e-mailid, jah, peavad olema. Kvaliteetsetes tervishoiuasutustes on kõik dokumenteeritud, absoluutselt kõik. Ka see, kas inimene tuleb näiteks lähedasega või ilma lähedasete vastuvõtule, mis vastuvõtul toimub, absoluutselt kõik. Et see on väga sageli, see on nii lai teema, et seda ma ei jõua täpselt lahata, aga see on väga lai küsimus. Ja ma küsin nüüd nõnda, et kui meil on aastas, et saada aru süsteemi väljas. Oletame, siin on nüüd püstitud see, et see 15 miljonit kontakti ei ole, või ütleme siis vastuvõttu või kontakti ei ole piisav, et see on suurem. Ma küsin nüüd Riigikontroll, kui suur see siis on, see mahtude maht? On ta siis 2 korda suurem või 3 suurem, ilmselt mitte 10 korda suurem, ilmselt ka mitte 5% suurem, kui ma tuginen Prosaraku viitele. Ja kui palju nendest siis on dateeritud? Kas te valimina või kuidagi muul moel suutsite aru saada, et kui meil on nüüd subjektiivne õigus patsiendil ja süsteemi kohustus on, et ütleme, oletame, et näiteks 20 miljonist juhust, palju meil siis on fikseeritud? Ja siin ilmselgelt terve mõistus ütleb ka on prioriteetsus, arvesse võttes diagnoosi tõsidust ja nõnda edasi. Aga kui palju saada süsteemi väljas aru, et kui palju see süsteem, millel on 2011. aastast mitte loosung, aga formaalne nõue seatud, palju ta nüüd realiseerunud on 15 aastaga? Augus vastus on, et me tegelikult täpselt ei tea. Ma arvan, et praktikud tajuvad paremini seda, et kui palju nendest osadel arstidel või tervishoiutöötajatel jäävad dokumenteerimata. Ma kommenteerin, et EHIK-ul on andmed olemas näiteks nende kliinikute kohta, kes praktiliselt ei ole üldse suunanud tervise infosüsteemi andmeid. Ja tegelikult meie majas on alustatud ka selles, või oli see Terviseamet, Birgit võib-olla oskab täpsustada, et on tehtud ka ülevaade, et kui palju neid asutusi on. Ma numbrit ei oska öelda, aga ma tean, et Terviseametis ja TEHIK-us peaksid need andmed olemas olema. Kui me räägime sellest, et kui palju neid asutusi on, siis TTO-sid oli 3, kes esitanud lihtsalt TTO-d on väga erinevad. Erhist kuni väikse hambaravi kabinetine, et lihtsalt see visiitide arv ja siis asutuste arv, see tuleb mõelda, kuidas seda tõlgendada.
Ja, et auditijuht just ütleski, et me ei tea seda dokumentide arvu, aga me teame seda asutuste arvu, et see oli TEHIK-u hinnangul, tema arvude poolest oli umbes 1/3, kes ei ole ühtegi dokumenti esitatud. Kuidas see tähendab? See tähendab siis, et me oletame, et mis meil siis oletuslik on, täiesti suvaliselt, nüüd ma küsin ja korrigeerige mind mõttekäigus, oletame, et neid on võib-olla kontaktivõtte on 1/3 rohkem kui tegelikkuses, no näiteks. Seda on ka võimatu ümber lükata, aga see on oletus, eks ole. See võib olla, aga igal juhul on see rohkem kui 15 miljonit, eks ole. Tõenäoliselt miljonites. Ja nüüd ma saan aru 1/3, mis siis on asutusi ei ole esitanud, aga kui palju, kui see transformeerida ravi, ütleme selle või kontaktide või vastuvõttude peale, palju neid vastuvõtte siis ei ole doteeritud? Ma arvan, et see vist ei saa öelda 1/3, eks ole. See võib olla ka protsent sellest. Ma rõhutan ka seda, et enamasti need asutused on eratervishoiuasutused, nad ei ole Tervisekassa lepingupartnerid, et väga vähe on neid Tervisekassa lepingupartnerid, kes seda ei tee. Neid on palju vähem, ütleme, ma ei saa öelda väga vähe, aga palju vähem. Et siin saab nii lepingutega natuke nagu survestada. Ja see teema on meil olnud laual ja plaanime tegeleda. Mina küll oskaks. Ma korra võib-olla ütleks ka, et see on ju ikkagi sama ülevaade tuli Terviseameti küsimise peale, sest et tervishoiuteenuse osutajad ju sõlmivad andmeedastuslepingu. Selle olemasolul saavad nad vastavusel tervishoiuteenuse osutamise loa teenust osutama hakates, saab hakata tekkima dokumente, mis peavad jõudma infosüsteemi, et nende mitteesitajatega, kes tõesti on valdavalt väikesed eraettevõtted või siis ka tõesti ühe inimese sellised praksised, mis ühtepoodi näitab seda ka, et selline tehniline võimekus väikestel ettevõtetel või ka ühe näiteks perearsti ettevõttel üleval pidada on päris keeruline, et siit tuleb see üks väljakutse, et võimaldada siis kvaliteetseid tehnilisi lahendusi teenuse osutajatel. Aga teine, mis siit ka välja tuleb, on see, et kui need andmeid peaks olema veel kordades rohkem või miljonites rohkem, siis ega sellest asi paremaks ei lähe, kui nendest andmetest ei sõltu mitte midagi. Andmesõltuvus on kokku kuhjatud andmete puhul madal. Nendest peab hakkama midagi sõltuma. Ehk siis kui dokumenteeritud ei ole, siis järgmist sammu, saades teenuse eest raha või mingit muud tervishoiuteenuse osutaja poolt hüve, ei saa. Et selles mõttes tuleb sellised kontrollid sisse teha. Ja kindlasti ka see, et miks võimaldades dokumenteerida, on võimaldatud ka dokumenteerida mitte nõuete kohaselt, ehk siis punktid, suvalised sissekanded tähtedest, et jah, formaalselt on linnuke, süsteem loeb, et on olemas, aga tegelikult, kui patsient ütleb, et mul on seal punkt, sest Terviseamet alustab selle patsiendi vaates järelevalvet ja ütleb, et punkt eemaldada. Ehk siis me saame ise teha väga-väga palju, et neid andmeid panna sõltuma, et mitte lubada tegelikult, mitte nõuete kohaselt, mitte õigusaktidele vastavaid kandeid teha ja siis ilmselt on see pilt ka parem, aga väga mitmed asjad on juba töös. Aga tõesti, et seda üldistust teha, et 1/3 ei, sest et suurtematel on korras, neil on võib-olla kehvad süsteemid PERH-il, aga siiski neil on süsteemid ja need murekohad on tegelikult väikesed. Aga kuna tervishoiuteenuse osutaja on tervishoiuteenuse osutaja, neid on kindel arv, siis PERH ja väike praksis on siin praegu ühel skaalal. Aitäh. Olge hea. Küsimus, mille Ellemäel tõstatas, et kas te on kavas ka mingeid tegevusi selles osas, et ei oleks enam võimalik nendes varasemates andmevormingutes siis esitada neid andmeid? TEHIK, äkki saate vastata? Ja meil on planeerimisel tegevused, et andmete loendite uuendamise suhtes, ehk siis, et koostöös SOM-i ja Tervisekassaga paneme kokku tegevuskava, et vanad andmevormingud sulgeda. Aga kuna osapooli on väga palju, siis see on selline natukene vaevaline protsess, aga me
plaanime olla palju jõulisemad, et see siiamaani, kui siin käis läbi ka küsimus, et miks me lubame nii-öelda vanasid andmevorminguid kasutada, siis TEHIK-ul puudub õigus kedagi kohustada. Et me oleme kogu aeg nii-öelda meelde tuletanud TTO-dele, et peavad andmevorminguid kasutama. Ja plaan on koostamisel, esimese kvartali jooksul läheb kõikidele osapooltele välja, et ehk siis TTO-dele, TTO arendajatele ja alustame vanade vormingute sulgemist. Ma kommenteerin, et TEHIK, kui teil on mingid õigused puudu, palun andke teada. Et siis me teeme need õigused. Ja kui me räägime, et osapooled ei ole nõus, siis nad ei peagi nõus olema. Las nad teevad siis omamoodi. Aga riigis peab olema nii, nagu riigil on vaja ja nii, nagu inimestele on õigem. Nii et kui on vaja jõuõlga, siis ma selle õla annan ja annan ka õigused, kui on vaja, aga lihtsalt siis tuleb rääkida sellest. Ma küsin nõnda. Ühelt poolt 15 miljonit pluss, siis ebamäärase lahtise numbriga, see on suur hulk, ülekanded tehakse päevas Eestis üle miljoni, eks ole, kui me räägime panga ülekannetest, ütleme selles süsteemis. Ja need on ka väga täpselt dateeritud, eks ole, aga me muidugi loominguline panus ei anna võrreldagi, eks ole, selles mõttes palju tuleb ühe inimese sisuliselt seal teha kirjelduses. Aga mu küsimus on nüüd selles, et proua minister, kes Eesti riigis, ma ei küsin nüüd abstraktselt poliitilist vastu, muidu minister vastutab, eks tervisevaldkonna eest, aga ma küsin et milline ametkond tegelikult vastutab selle eest, et need terviseandmed tervikuna, et ütleme, et need terviseandmed oleksid siis meil fikseeritud taasesitatavalt ja teiseks, et mis ajaks on siis saavutatud Eestis see, kui see üldse on eesmärk, et raviandmed on seotud tervisedokumentidega? Raviandmed tervisedokumentidega on seotud aasta lõpuks ja vastutab arst või õde tegelikult. Ja vastutab ka tervishoiuteenuse osutaja. Küsimus on pigem, kes kontrollib, et kas seda ülesannet on täidetud, aga vastutab eelkõige arst, õde, kes iganes sisestab neid andmeid. Tema vastutab kõige rohkem ja võib-olla ka tema tööandja, aga küsimus on hetkel pigem kontrollis. Vastutus on selge. Ütleme, ma ei mõelnudki mitte, kes on nagu täidesaatja või ütleme siis täideviija või realiseerija formaalsete reeglite järgi, aga kes siis selle kontrolli eest selles süsteemis lõppjäreldusena vastutab, sest Riigikontrolli raportist tuli välja ju terviklikku vastutust välja ei tulnudki. Oli, et on üks pundar erinevate kontorite vahel. Ja nüüd ma küsingi, et kas te olete selle järeldusega nõus, et on ebaselge pundar erinevate kontorite vahel või teie peas, teie saate aru, et milline siis see vastutuse liin on, järelevalve või kontrolli liin? Ja loomulikult ma olen nõus, sellepärast, et ja seda, nagu ma enne ka mainisin, aastakümneid ei ole mitte kedagi huvitanud, ei tervishoiu, sealhulgas siis ka terviseandmete kvaliteet. Ja seda süsteemi me praegu loome, vastutused tuleb loomulikult selgelt ära piiritleda. Birgit tõi väga hästi välja selle, kuidas Terviseametil on küll vastutus, aga tal ei ole õigust kontrollida, et minu jaoks on ka see olnud absurdne. Ja näiteks ma toon veel ühe seltskonna, et meil on suure vastutusega töötajad, on ekspertarstid, kellel tegelikult ei ole õigust minna terviseinfosüsteemi. On teatud ekspertarstidel ja nii edasi. Ehk et meil on tegelikult need õigused ongi segapuder. Seal on põhjuseid väga palju, neid on olnud väga keeruline ka algusest peale õigesti teha, sest me oleme olnud maailmas selle valdkonna teerajaja, mida ma ka enne rõhutasin. Aga jah, probleem on, kvaliteedikeskus täna on loodud, see aasta lõpuks loodetavasti on olemas ka tervishoiu kvaliteedi strateegia, vähemalt mingis osas, aga kuna kvaliteet on nii lai teema ja andmekvaliteet on üks osa sellest, siis kindlasti kiiret lahendust ei ole. Aga esimesed lahendused on olemas aasta lõpuks ja järk-järgult toimub, et mille see valmis on, ma arvan, mitte kunagi ei saa valmis see. See on arenev valdkond. Nii, aga mu küsimus on nüüd proua Lahe teile. Olete te proua Lahe veel eetris, ma loodan.
Jah, et nagu selle nüüd nii-öelda rahastamissüsteemi peale, et valitseb korral lagedus, ravi kvaliteet ei huvita, palju arsti juures käiakse, ei teata, aga ei ole kerge ülesanne teil, proua Lahe, ka selles supis selgust luua. Aga ma küsin nüüd nõnda, et saada aru puht rahaliste indikaatorite üle, kui suures miinuses siis haigekassa lõpetas eelmise aasta, eelarveaasta, kas see suurusjärk oli seal 120 miljonit eurot või? Ja kui palju selle eelmise aasta lõpuks või selle aasta alguseks on kõiki haigekassa reserve, mis on siis 3 eraldi reservi, alles jäänud? Proua Lahe. Küsimuse eest, et ma loodan, et Pilla aitab mind nagu täpsustada, aga minu on õige. Et alla 100 miljoni, aga Pilla äkki ütleb need numbrid, et teistel oleks paremini kuulda. Ja ma siis täpsustan niimoodi, et jällegi, et esialgsetel tulemustel, kuna on ka eile siin saabusid lõplikud ka maksulaekumise andmed eelmise aasta kohta, et me saame öelda, et kui planeeritud oli Tervisekassale 2025. aastal siis jaotamata tulemist kasutusele võtta ligi 168 miljonit, ehk et see puudujääk eelarves oli selline summa, siis tegelik tulem on parem ja me lõpetame 2025. aasta ilmselt alla 100 miljonilise puudujäägiga, et seal on siis olulist rolli mänginud parem maksulaekumine ja ka mõningane siis tervishoiukuludeks planeeritud vahendite väiksem kasutus. Ja oletame, et see on siis 100 või alla selle 100 ja kui suur see reservide maht siis aasta lõpuks on? Või tähendab siis selle aasta alguseks jääb kumba pidi võtta? Reservidega on siis hetkel nii, et neid kohustuslikke reserve, mida siin meil on 2, ehk mis tulenevad seadusest, on riskireserv ja reservkapital, mida siis on Tervisekassal vastavalt siis 50 miljonit ja 136 miljonit, siis täiendavalt siis eelnevate perioodide jaotamata tulem, mis hinnanguliselt jääb sinna nüüd 500 miljoni juurde. Ma pean täpsustama, nii et kuna ma mõtlen, et lõplikud 2025. aasta numbrid on veel tulemata või ütleme paika panemata siin. Et hetkel on siis 25. aasta lõpuga reservide seis parem, kui oli prognoositud. Ja prognoositud oli vist 620, ma vaatasin. Aga ja praegu 2026. aasta eelarve on siis vastu võetud, ma saan aru, siis reservide kasutuselevõtu eeldusena, mis ta oli, 105 miljonit eurot või? 104 miljonit. Et vastavalt siis need reservid tuleks vähenema. Ja kas haigekassa, ma ei tea, kuidas haigekassa oma eelarvet selles loogikas teeb, riigieelarve strateegia on teatud kulutrajektoorid ette andnud, kas haigekassa kinnitab ka oma eraldi eelarve strateegia ja kas see on siis lihtsalt mehaaniliselt praegu või ta lihtsalt rajaneb sellel, mis on, riigieelarve strateegia on tegelikult ei ole ju ütleme juhtimisdokument selles loogikas, vaid ta lihtsalt nendib, et niisugune on eelarvepositsioon. Ma mõtlen 27 miinus 80, 8 miinus 70, 9 miinus 66. Et see, mis on riigieelarve strateegias. Kas see on kuidagi haigekassa ka kinnitanud selle aluseks? Ja Tervisekassal on see kindlasti aluseks. Esiteks on, kui me üldse eelarvet koostama hakkame, siis Tervisekassa eelarve kinnitatakse nõukogu poolt peale riigieelarve vastuvõtmist ja meil on 4 aasta siis finantsprognoos, kus siis on ka need järgnevad 4 aastat kinnitatud ja nüüd kevadel hakkame me uuesti ette valmistama siis vastavalt täpselt nagu ka on riigieelarve strateegia ettevalmistus, et augustis kinnitada siis
4 aasta finantsprognoos kuni siis aastani 2030. Nii et selles mõttes me loomulikult kõike neid arvestame ja prognoosid ka koostame. Arusaadav. Ja see tähendab siis seda, et selle prognoosi alusel nendest üle, ma ei tea, 650 miljonit eurot või palju on reserve, siis praegu lähteandmete alusel peaks 4 aasta perspektiivis reservide maht vähenema ligi 370 miljonit eurot. On mu arvestus õige? Jah, seal, kui meil oli kinnitatud riigieelarve järgi, oleks siis jaotamata tulemit veel ligi 50 miljonit jäänud siis 29. aasta lõpuks. Ja kuna 25. aasta lõppes paremini, siis tänase prognoosi järgi on seal seda reservi mahtu veidi rohkem, aga nagu ma ütlesin, me hakkame ka neid järgnevaid 4 aastat ette valmistama ja see 2030 tuleb sinna ka juurde veel analüüsida. Selge. Ja mida see tähendab, ma küsin 26. aasta eelarve, mis on kinnitatud, mida see tähendab siis eriarstiabi ravijuhtude mõttes, et kui palju tellid prognoosilisi, et ma ei tea, kas ravijuhu hinne jääb samaks, üldmahud on veidike kerkinud, eks ole, protsentuaalselt, kui me vaatame paar protsenti. Kas see tähendab seda, et juhtude arv on prognoositud kasvama või on ravijuhu hind kasvab? Ükskõik, mis diagnooside põhiselt seal. Ravijuhud, et ütleme siis seda kättesaadavust me oleme 26. aasta eelarvet ette valmistades prognoosinud 25. samale tasemele, ehk et siin me saame öelda, et tegelikult on teenuste hinnad kasvavad ja ravijuhu keskmine maksumus kasvab ja ravijuhud jäävad põhimõtteliselt samale tasemele. Aga mida te prognoosite selles mõttes, et kui ravijuht, mis see ravijuht on, see on siis antud juhul on, aga kas te prognoosite 26. aastaks diagnoosimise kasvu või see jääb samaks? Rahvastik muutub, rahvastik suhteliselt, mida ma mõtlen seal, rahvastik suhteliselt vananeb, tõsi küll, mõned inimesed võib-olla suudavad ennetada paremini ja vältida, aga juhud on need, palju lõpuna jõuavad, siis ütleme aparaati sisse, eks ole, eks ole, aga palju, vajadus on, eriarstiabi või ravijuhtude, või kes inimesed pöörduvad, soovivad ravijuhtu saada, ükskõik nüüd või tulevikus, kas te prognoosite, ja see on siis tervise demograafia hindamine, eks ole, et kas teie tervise demograafia vaat kui pidulikult öeldud, näitab, et neid diagnoose tuleb juurde eriarstiabi vajadusena või need jäävad samaks või ka vähenevad seoses sellega, et mingi suhteline rahvaarv langeb? Kindlasti ka puhtalt demograafilistest muudatustest me saame öelda, et vajadus on kindlasti suurem, kui me suudame rahastada täna ja see ootus, aga siinkohal ma tahaksin ka öelda seda, et just see, et ka need erinevad lahendused, millest me siin ka varasemalt rääkisime ja ka need vastuvõttude arv ja kuidas inimesed pääsevad teenusosutajana, et alustada oma perearstist, kes saab hinnata, ehk et kas on vajadust kohe liikuda ka sinna eriarsti juurde, ehk et see on selline suurem ja komplekssem süsteem, et puhtalt vastates niimoodi küsimusele, et vajaduse järgi, siis vajadus on alati suurem ja inimeste tervisemured kindlasti on sellised, millega inimesed soovivad kindlasti rohkem käia ka eriarsti juures, aga see on see koht, kus me ütleksime, et alusta oma perearsti. Aga ma küsin nüüd, ma saan aru, et lihtsalt, et ütleme siin inimesed lähevad kindlustunde või mis teises arvamuse mõtmisegi muu, aga ma küsin, proua Joller, et kui vaadata, võtame näiteks nüüd antud juhul statsionaarsed eriarstiabi juhud või võtame kirurgilist sekkumist nõudnud eriarstiabi juhud, eks ole, kas nende maht ka juhtumite põhiselt, mida haigekassa tellib, kas see jääb siis, ma saan aru, eeldatavalt siis samaks
mis oli 25. aastal, aga kas nende diagnooside vajadused, palju siis kirurgilist sekkumist nõudvad eriarstiabi statsionaarravi juhud, kas nende vajadus, mida me näeme, on kasvav? Tegelikult Eesti on väga eriarstikeskse tervishoiusüsteemiga, seda on väga palju räägitud. Ja lisaks on Eestis väga suur selline statsionaarse ehk haiglas viibimise ravi keskne süsteem. Ja me teame seda, et Eestis päris palju hoitakse inimesi oluliselt kõrgema etapi või kallimates ravivoodites, kui tegelikult vaja oleks. Sest et meil sageli puudub hoopis selle madalama klassi voodite hulk on liiga väike. Et see on see, kuhu me praegu suundume. Et kui sa küsid ravijuhtude arvu kohta, siis ravi ja diagnoosimine jaguneb laias laastus kaheks. Üks on erakorraline, teine on plaaniline. Erakorralist kindlasti Tervisekassa mingil moel ei piira, see tõenäoliselt jääb enam-vähem samaks eeldusel, et plaaniline ravi on enam-vähem kättesaadav ja mitte ainult kättesaadav, aga ka kvaliteetne. Rõhk peab olema esmatasandil, soodsamatel sekkumistel. Nagu ma enne ütlesin, umbes 1/3 eriarsti visiitidest ei ole tegelikult põhjendatud. Nad võiksid abi saada perearsti juures. Miks nad ei saa abi perearsti juures? Seal on väga mitmed põhjused. Nendega me ka tegeleme. Siin sai just Tervisekassa poolt muudetud perearstide rahastusmudel, mis soosib kvaliteeti, soosib perearstide vahelist koostööd ja loodame, ja mida parem on see koostöö perearstide vahel, siis seda parem ka juba siin ka mainitud üldse toimepidevus, et siin oligi räägitud, et näiteks ühe perearsti nimistuga keskus ei suuda ka dokumenteerimist nii adekvaatselt tagada, kui seda teeb mitme perearstiga keskus, kuna tarkvarale kulud on ju ikka ühesugused ja nii edasi. Et see visioon, kui sa küsid, mis on vajadus, siis tegelikult ega seda sellist detailset vajadust mitte kuskil maailmas ei saa öelda, kui palju on vaja. Et siin on kardinaalne erinevus, kas me räägime sellest, mida on meditsiiniliselt vaja, ehk mida arstid arvavad, et on vaja, või mida inimesed arvavad, et on vaja. Ei, no kui ma toon väga diagnoosipõhine, ütleme kasvajakirurgia või ma ei tea, ortopeediline kirurgia, kus on objektiivselt vaieldamatult vajalik siis eriarstiabi osutamine, eks ole, inimese tervise taastamiseks, et kas seal me prognoosime juhtude arvu kasvu? Vähene kasv on, kui me vaatame Arenguseire Keskuse raportit, siis mõju eelarvele on 3,2% olnud 10 aasta jooksul rahvastiku vananemisest tingitud mõju. 3,2%. See tähendab, et ütleme, ma tahtsin küsida, et selle loogikaga, et säilitada 25. aasta tasemel eriarstiabi üldmaht, sealhulgas ka kirurgiline statsionaarne ravi, siis me võime öelda, et laugialt järjekord pikenevad mingisugusel puhul. Võib nii teha sellest järeldus lihtsalt demograafiast tulenevalt. Nagu ma ütlesin, siis hetkel ei ole meil eriarstiabi otstarbekalt kasutatud ja suund peab olema otstarbekamale kasutusele. Kuna rahvastik vananeb, siis ühe aastaga rahvastik ei vanane nii palju, et see oleks drastiline muutus. Vaid me peame sellega loomulikult arvestama. Kui me saame oma tervishoiusüsteemi selliseks, et ta on andmepõhine, oluliselt andmepõhisem kui praegu, kui me saame aru, kus on täpselt puudus, sest tegelikult hetkel seni ei ole see väga täpselt kaardistatud, siis me saame hakata ka mõtlema, kuhu rohkem investeerida. Et praegu me investeerime süsteemi täiustamisse, parendamisse, uued teenused, mida Tervisekassa turule toob, tulevad sisemise tõhustamise arvelt. Näiteks on Tervisekassa võtnud käsile laboriteenused. Üle-eelmisel aastal valminud analüüs näitas, et umbes 30% võiks olla laboriteenused odavamad, aga vähendati 15%, et mitte ka valdkonnale väga suurt mõju avaldada ja räägitakse laborimeditsiini ühinguga läbi, millised teenused hinnad siis tegelikult peaksid olema. Ja see on ikkagi selleks, et kohad, need teenused, kus on ülerahastus, meil on praegu selliseid tervishoiuteenuseid, et nende arvelt võetud rahaga saaks siis anda ressurssi juurde nendesse teenustesse, kus on alarahastus. Ja suund loomulikult peab olema vananevale elanikkonnale vajalike teenuste osas, näiteks hooldekodud, järelravid, õendusabi, perearstiabi tugevdamine ja loomulikult ka need tippkirurgiad ja need muud asjad peavad jätkuma. Et siin on vaja leida tasakaal, see ei ole lihtne. Ja ma tahan ühe asja veel täpsustada, et
me rääkisime andmetest, siis korduvalt käis läbi sõna korralagedus. Ma ei ole nõus tegelikult sellega. Kui me vaatame, ja nagu ma ütlesin ka, et me oleme oma enda edu ohvrid, kui me vaatame neid riike, kus on oluliselt vähemal määral digitaliseeritud tervishoid, siis sa lihtsalt ei saada aru, milline on päris korralagedus. Et meil on nii eeliseid kui puuduseid, ma ei ütleks, et on korralagedus, aga tervishoiusüsteemis on alati asju, mida saab paremaks teha ja see on igavene teema, et sellest loomulikult poliitiliselt on hästi tore rääkida alati, aga ei tohi ka ülekohut teha nendele inimestele, kes süsteemis töötavad ja oma tööd hästi teevad. Ei, ma olen kaugel sellest, et meie, ma arvan, et on arstide puhul on kindlasti ka küsimus, ma arvan, et see on see ratsionaalsuse ja ratio küsimus, on ka milline see nii-öelda, kolmnurk on ka, kus on mõttekas väga formaalselt või ette antudena, ChatGPT ütleb, et ma ei tea, mingi ortodontiline ravi lööb selle ette, et seda ei pea inimest mässama, kirjutama, aega raiskama. Ja küsimus, mida seal üldse on dateerida. Ja kindlasti ma arvan, et omaette küsimus on ka, kui me ütleme, et patsient on andmete omanik, kas patsientil on ka õigus, üks asi on, et sulgeda, me rääkisime seda, aga õigus mitte sissekannet lubada, Riigikontroll. Ta võib sulgeda, et selles mõttes, et ta näeb ainult tema. Arusaadavalt. Arusaadav. Aga ei, ma ütlen korralageduste puhul, ma lihtsalt probleemid loen ette, mida Riigikontroll ütles, et dokumenteerimise nõuded on killustanud ja aegunud, kehv kvaliteet tekitab inimestele põhjendatud raskus ja raiskab tervishoiutöötajate aega, puudused seavad patsiente ohtu, ebapiisav ülevaade takistab probleemide tuvastamist, infosüsteemide killustust vähendab dokumenteerimise kvaliteet, suurendab kulusid ja kvaliteedi sisuline kontroll hõlmab vähe dokumente ning arvet tasutakse enne, kui veendutakse korrektses dokumenteerimises. Senini järelevalve taganud dokumentide kvaliteedi paranemist, statistika kogunemine on dubleeriva koormav ja dokumentide arendamisel oli aastat seisak. Et seda ma siis kasutasin rahvalikus sõnas korralagedus, ütleme, võtsin kokku, aga et see ei tähenda, et meil on korralagedus eraldi võetuna, ma arvan, ma olen nõus sellega, et siin on bürokraatias, managementis ja selle süsteemi juhtimises korralagedus, aga see ei tähenda seda, et heaused arstid, kes inimesi aitavad, opereerivad, võtavad vastuvõtul, ükskõik eriarstiabis või teevad oma tööd ja ladusalt hästi ja inimeste ohutust tagades eraldi võetuna, selles ei ole küsimus. Aga see, et ministri hinnang sellele, mis mul tekitas täiendavat huvi, ma pööran oma pilgu sellele teemale, et meie süsteemi ei huvita ravi kvaliteet. Et tegelikkuses, et seni ei ole huvitanud. Seniseid ministreid ei ole see kunagi huvitanud ja kui me räägime poliitikutest... Aga mis ajast hakkas huvitama? Fikseerime? 25. märtsist 2025 hakkas see huvitama kohe väga. See tähendab, enne seda on siis ministri objektiivne hinnang, et tervishoiusüsteemi poliitilise vastutuse mõttes, haigekassa mõttes, Terviseameti mõttes, muud asutuste mõttes, kes poliitikat rakendavad, poliitikat jõustavad, poliitikat sõnastavad, ravi kvaliteet ja selle dateerimine ei ole huvitav. Ma ei taha ülekohut teha oma eelkäijale, kes tegelikult alustas kvaliteedisüsteemis loomiseks vajalike protsessidega. Et võib-olla see ongi see hetk, kus huvi hakkas vaikselt tekkima, et tunnustan Riina Sikkutit selle eest. Aga ma tahan öelda seda, et võib-olla sõnum poliitikutele, et kui te lubate kogu aeg tervishoius paremat kättesaadavust ja järjekordade lühenemist, siis te lubate tegelikult halba kvaliteeti. Et lühike järjekord tingimata ei ole hea kvaliteet ja tingimata ei ole hea. Et siin tuleks ka sellele narratiivile natuke tähelepanu pöörata ja inimeste ootusi kujundada vastavalt, sest tegelikult kvaliteetne tervishoid ei eelda, et kõik järjekorrad on lühikesed, vaid see eeldab seda, et inimene, kellel on aega oodata, riigisüsteemis ka ootab ja inimene, kellel ei ole aega oodata, saab päriselt kiiresti õige abi. Et kui meil on praegu juttu näiteks siin psühhiaatria teenusest, mis on väga aktuaalne, siis kõik inimesed isegi ei pea jõudma psühhiaatria juurde, kellel on vaimse tervise mured. Nad ei pea jõudma isegi mitte perearsti juurde. Et neid ootusi tuleb ka poliitikute poolt natuke paremini juhtida ja ka poliitikud võivad olla need inimesed, kes informeerivad inimesi sellest, mis on ratsionaalne, adekvaatne, kvaliteetne tervishoiuteenus. Et sellist populistlikku, lühendame järjekordi, parandame kättesaadavust, sellist lauset ei ole mõtet lihtsalt rääkida. Tark inimene ei usu seda.
Ja ma olengi nõus, et ütleme selles loogikas, aga kas ütleme, kui me räägime elukvaliteedist, mis on ütleme siis seotud diagnoosiga, eks ole, ütleme, ja kannatustest. Ja tegelikult siis ka inimkannatused mõõdetavad siis valuastmete järgi, eks ole, ja elu, ütleme, formaalselt öeldakse töövõime ja kõik selle, eks ole, peatumise järgi või halvenemise järgi. Ja teine on siis ka pöördumatu, ütleme, inimese tervise arvenemine juhul, kui ta ei saa nii-öelda suhteliselt õigeaegselt ravi, eks ole. Kas seda ka kirurgiliste eriarstiabi juhtude puhul haigekassa nüüd selle eelarve tegemisel seda kuidagi juhtimiskaardina mõõdetakse? No kannatusi mõõta on väga raske, sest kannatused on subjektiivsed, aga tervishoius ütleme eeldatavat diagnoosipõhist valumäärasid, eks ole. Valu määratakse teistmoodi, see ei käi diagnoosipõhiselt, aga nagu ma ütlesin, siis võtame siis kannatustes, need inimesed, kelle kannatused on suuremad ja kelle tüsistuste oht ja pöördumatute tüsistuste oht on suurem, peavad alati saama enne abi kui need inimesed, kelle kannatused on väiksemad. Paneme siis ta niipidi, et kannatusi mõõta on raske. Kui mina olin laps ja mul merisiga ära suri, ma mõtlesin, et see on kõige õudsam asi, mis maailmas on. Aga hiljem tundsin ma elus oluliselt suuremaid kannatusi. Ehk et kuidas mõõta kannatust, see on selline filosoofilis eetiline küsimus. Arstid tegelikult tegelevad sellega igapäevaselt ja arstide eesmärgiks on, et inimene jõuaks õigel ajal, mitte liiga hilja. Ja arste muserdab see, kui nende vastuvõtul on patsiendid, keda nad ei saa aidata, sest nad on jõudnud vale arsti juurde. Isegi kui järjekord on lühike, inimene jõuab vale arsti juurde, siis tegelikult ta ei ole abi saanud. Et järjekorra mõõtmine ei ole kvaliteedi näitaja, mida tahan mina öelda. No ma siiski, ja nüüd tuginedes ka vestlustele arstidega, on küsimus ikkagi teatud diagnooside puhul me võime eeldada elukvaliteedi, aga halvenemist oluliselt rohkem kui mingite muude diagnooside. Ma ütlesin ka seda. Et see on eelduslikult ja loomulikult on subjektiivne mingi inimene, mingi diagnoosi puhul on ka valutaju erinev võib-olla, eks ole, seda, aga ütleme diagnoosipõhiselt on võimalik neid järeldada, ütleme, või vähemalt eeldus võtta, et ütleme, tõenäosus on oluliselt suurem. Et ma mõtlengi, et kas need valikuid, kui me räägime 26. aastaneks haigekassa eelarvest, et kas tänane ressursi ja ka ravijuhtide tellimise süsteem võimaldab neid valikuid teha. Näiteks, kui ma vaatasin Ühendkuningriigi, eks ole, NHS-is, kuidas langetatakse valikuid, ka seal on võetud välja, on võetud välja suremusriskide järgi on see seotud kokku mõõtkavasid, eks ole, või juhtimiskaarti, mis on erinevad, antakse sisend selle kaudu. Need võib erineva metoodikaga läheneda, eks ole, aga kas, ütleme, et seda võtab see haigekassa rahastamiskava juhtude tellimisel arvesse? Tervisekassal on plaanis tulemuspõhine juhtimine, ehk et rahastatakse eelkõige seda, kui teatud juhtudel, mis ei ole võimalik ega vajalik kõikide ravijuhtude puhul, aga plaanis on nii, et rahastatakse paremini sellist ravijuhtu, kus tulemus on ka inimese elukvaliteedi seisukohalt parem. See on üks asi. Aga selline, mida sa kirjeldad, et kas diagnoosipõhiselt ehk, et kas inimene jõuab varem haigem inimene jõuab varem arsti juurde, kas rohkem tüsistusi tekitava diagnoosiga inimene jõuab varem arsti juurde, see eeldab prioriseerimist. Ja praegu on arstidel väga sageli käed seotud. Meil oli jutt e-konsultatsioonist. E-konsultatsioon on selline teenus, mis võimaldab arstil prioriseerida ehk kutsuda varem enda juurde need inimesed, kellel on raskem terviseseisund ja jätta ootele need inimesed, kelle seisund seda võimaldab. Ja kuni meil on tavaline saatekirjasüsteem kasutusel, seni prioriseerimine on ainult osaline. Arstid on sundseisus ja nad ei saa tegelikult ka oma Hippokratese vannet täita, ehk et aidata seda inimest, kes on kõige suuremat abi vaja, aidata kõige enne. Et siin ongi, sellepärast ongi meie arstide poolt kirjeldatud ootus, et e-konsultatsioonisüsteem võimalikult kiiresti, võimalikult jõuliselt edasi läheks ja et keegi ei takistaks neid tervishoiuteenuse osutajaid, kes soovivad e-konsultatsiooni teenust osutada ja sinna täielikult üle minna, et ei oleks mingeid takistusi. Ja see on üks minu prioriteetidest ka ministrina. Nii, aga ma tänan kõiki Riigikontrolli auditi tegemise eest, kõiki asjakohased institutsioone siin oma seisukohta väljendamise eest ja mul on ettepanek, et komisjon võtab selle tõsise probleemistiku teadmiseks.
tunnustab Riigikontrolli ja me paluksime siis Sotsiaalministeeriumilt ka, saadaksime ka märgukirja, et paluksime siis ka, ma arvan, et aasta lõpuks, kus oli kõlanes ka tegelikult seisukohad, eks ole, siis et aasta lõpuks meil tekib ammugi raviarvete sidumine tervisedokumentidega, see süsteem on lahenenud, aasta lõpuks siis ka kirjalikku vastust selle vähem või mitte korralageduse või lahendamise seisu üle. Ootame Riigikogu toetust varsti teile jõudvate eelnõude osas. Selge, aga luban tõhusat dialoogi. Aga sellega siis on koosolek lõppenud, aitäh kõigile.